Tere müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. Aitäh teile, kes te kuulate ja vaatate ja olete tellinud minu kanalit. Ja aitäh ka kõikidele, kes te olete pannud pöidlaid püsti, kes on andnud tagasiside. Ma hea meelega loen neid. See on väga huvitav ja tunnetan. Ja, ja loomulikult šamaan on see, kes tahab õpetussõnu jagada. Et šamaani juurde tullaksegi tavaliselt ikkagi mingisuguse probleemiga ja tahetakse, et šamaan leiab lahenduse. Ent ütlen, et lahendused on meie enda sees olemas. Šamaan toob selle lihtsalt päevavalgele. Ja tänane teema on unenäod. Ja see on pigem selline lühilugemine ja vaatame, võib-olla on see, et sul mingi uni käib mitmendat korda või sa mõtled, et mingisugune sümbol või mingi tegevus või tegelane seal, siis vaatame, mis ta sulle tuleb ütlema. Kui sa valisid veekaarti ja sa ärkad öösel ülesse mingisuguse emotsiooni peale, selline tunne, et sa pole isegi nagu und näinud, et oleks seal mingisugune sündmus olnud, vaid ikkagi nagu vuhti ja uni on läinud. Võib selline olla või mingisugune heli hajab sind üles, selline äkiline ärkamine võib siin unenägudes toimuda. Siis mis see unenägu, näiteks see, et sa ärkad ülesse, esimene asi on tunneta, missugune su enda tunne on. On see hea tunne, sest isegi kui me ehmatame mingisuguse asja peale, see ei tähenda, et meil on siis halb tunne. Siin tõepoolest see vesi toob mulle välja sellise merineitsi energia. Tuli siin välja selline ujumise, aga just sellise vee all liuglemise energia. Ja mis sa kardad? Sul on hirm mingisuguse asja puhul edasi liikumisse, kus unenäos tullakse nagu torkab, et ärka nüüd ülesse ja sa pead edasi liikuma. Nad isegi nagu see unenägu ütleb, et sul on vaja edasi liikuda. Nii et sina, kes sa võtsid selle vee, vaata, missugune see on see üks tegevus, mis sa pead nagu füüsilises maailmas ära tegema, et unenäos saaksid rahulikult olla, sest ta nagu sorgib kohe. Ja kui tõesti ärkad üles, mõtle, mis see esimene mõte oli. Võib-olla see ongi see, mitte võib-olla, vaid sageli on see just see mõte, mis sul on vaja teha. Kui sa võtsid suitsune peegel, siis sinu unenäod võivad olla hästi sündmusterikkad. Hommikuks sa ei pruugi mitte midagi mäletada, aga sa tead, et hästi palju tegemist on unes olnud. Nagu suhtlemist erinevate inimestega, et isegi kui sa nagu hommikul mõtled selle peale või kellegile unenäost räägid, siis sa võid isegi ütelda, et see oli see inimene, aga tegelikult natuke nagu ei olnud ka ja siis me olime seal, aga see päris nagu see ei olnud ja kõik on nagu samas tuttav seal unenäos ja samas ei ole tuttav. Ja mis see unenägu tuleb ütlema, tead, mis niisugune huvitav asi on, et vaata üle, äkki sul on vaja mingisugust sahtlit koristada. Äkki sul on vaja vaadata mingisugused dokumendid üle. Näiteks telefonist on vaja pilte ära kustutada, aga selle käigus leiad sa mingisuguse pildi, mida sa oled kaua otsinud. Äkki sul on meilid vaja üle vaadata. Siin on või isegi mingisugused lepingud. Ja sul võib olla ka see, et keegi pöördub sinu poole, et
sa aitaksid tal mingisugused asjad korda ajada. ja sellepärast ongi praegu need unenäod sellised natuke segased, et sul on vaja mingisuguses asjas korda luua. nii et vaata üle, mis see on, mis sa pead laua pealt ära tõstma või mida sa pead laua peale just juurde panema. Võib-olla on lilled kastmata jäänud, et selline sihuke tegutsemise energia, nii nagu sul on unenäos tegutsemise energia, on sul ka siin, et mis on sul tegemata jäänud, tee ära. Ma ei tea, raamatupidamine oled ära unustanud või mingisugune maks on maksmata või mingi tšekk on kuskile ära kadunud või pidevalt unustad, ma ei tea, autos on vaja mingisugust õli vahetada ja ikka sul läheb nagu meelest ära. Sul on niisugune tegutsemise asi, aga sa pead nagu vaatama, et sul võib-olla ongi sul mitu-mitu asja, mida sa pead ära tegema, aga tee kõigepealt siis laud puhtaks. Unenäod on meil tänane teema, vähemalt viimasel ajal und ei näegi. Et kas on et selline, et jääd magama nagu vajud vati sisse ja kui ärkad, siis sa tuleksid nagu vati seest välja, selline mitte nagu negatiivne ega raske, vaid et sa nagu täiesti vajud ära. ja sul võib olla ka isegi päeval sa tunned, et jälle paned pea vastu seljatuge kuskil ja paned korraks silmad kinni, et isegi päeval võib tekkida sellist vajumise tunne. ja võib ka see, et sulle võib-olla meeldib mediteerida ja siis ka vajud unne, et sa ei kuule näiteks meditatsiooni lõpuni. et see selline vajumine on siin nii päeval kui öösel. no ilmselgelt on mingisugune puhkuse vajadus või mingisugune põgenemine mingisuguse asja eest. kui me mingisugust asja ei taha teha, siis me nagu põgeneksime selle eest, et me lähme magama ja siis nagu oleks olematu. Muutuvad need asjad olematuks. Võib ka olla see, et sulle meeldib süüa. Võib-olla on see, et sul on kehakaaluga, ma ei ütle, et on probleemi, vaid sulle meeldiks olla tegelikult natukene kergem. aga söömine on ka hea ja vot siis sa vajud nagu niimoodi unustusse sellega, et oi kui hea on pikali olla, siis ma ei tunne, et kõht on nii raske. üks jutuajamine on rääkimata jäänud, jah. ja sellepärast sa vajud ja vajud ära, no ikkagi põgened mingisuguse asja eest, vaata, kellega sa saaksid need olukorrad ära rääkida, et need olukorrad on tõesti segased. see esimesed rääkimised on vist jah, natuke nagu elektrit täis olnud ja sihukest särisemist, et ei ole asju saanud ära räägitud ja nüüd aju teeb sulle nagu sihukest restarti kogu aeg, et kuidas seda asja lahendada. ikka ühe sammuga. Ma olen enne ka andnud sellist nõu, et kui me ei saa omavahel räägitud või seal seltskonnas räägitud, siis võtke alati vahendaja, kes ütleb, et ei, nüüd on stopp, nüüd räägib järgmine või siis panete kella, et igaüks räägib seal pool minutit või minuti ja panete kella kinni ja siis räägib järgmine. või on see, et hästi palju on ka see, et te kõigepealt kirjutate välja probleemi. selle ühe probleemi kirjutate välja, panete selle laua peale ja jääte, et ei lähe sellest teemast kuskile mujale. et aga see oli niimoodi ja kõik vaatavad uuesti seda paberit laua peal ja on uuesti teemas tagasi. et lahenda see asi ära ja mitte, et mõnikord on väga hea niimoodi ära vajuda, ma ei ütle, et see äravajumine halb oleks, aga probleem tuleb ka ära lahendada. teemaks ikka unenäod ja need, kui sa valisid selle kõristi, siis
väike selline põgenemine siin muidugi siin unenägudes on, aga mulle tundub, et kui sa näed unenägu, siis sa ise püüad unenäos midagi kuskile jõuda, selgusele jõuda. Keegi pakub sulle näiteks unenäos mingisuguseid asju, nagu isegi söögiasju pakkuda, riideid, mingisuguseid esemeid, kogu aeg nagu tahetakse sulle midagi anda ja sina nagu juba nagu kuidagi alateadlikult mõtled, ma ei võta unenäost mitte midagi kaasa, mul ei ole mitte midagi vaja, aga selline nagu niisugune pressing on nagu peal ikkagi ja jälle sul mingi ja sa imestad, jälle mõtle, istusime seal laua taga ja ma valisin endale mingisugust meelepärast sööki või näed, et see tuli ja näitas mulle koti seest erinevaid asju, et vali siin. Aga mis see unenägu tulebki ütlema, et vot see, nagu ma ütlesin, vali midagi, sulle antakse elus praegu valikuvõimalust ja sa oled seal nende valikuvõimaluste ka kütkes nii päeval kui öösel, et paratamatult keegi teine meie eest valikuid ei tee, sul endal tuleb see ära teha. Kuidas see on, 9 korda mõõda ja 1 kord lõika süsteem on praegu, et sa pead tõesti natuke hästi teraselt kuulama, teraselt vaatama, välja kirjutama, ära kuula sellist, noh, nagu unenäoski, et pakutakse hästi palju asju ja kõik on nagu lihtne ja blablabla bla, bla, aga tegelikult ei ole. Sinu jaoks praegu ei ole lihtne niimoodi, et ära seda sihukest mula kuula. Tee oma asja, otsi oma asja, mingi sihuke kindel asi, mis sul praegu on, mis sul on mingisuguste asjade vahel vaja valida, olgu see töökoht, elukoht, ma ei tea, elukaaslase vahel, mingisugused valikud siin on, kaalu neid asju ja usu mind, siis võib ka olla see, et unenäos hakatakse pakkuma sulle ühte kindlat asja ja siis tunneta see, kas see mõjub sulle hästi või veel paremini. Ikka unenägude lainel, mis need unenäod sulle siis tulevad ütlema, et seda uinumist ei tule nagu alati hästi. Sa püüad leida õhtul selliseid rahustavaid tegevusi, jood võib-olla seal tuleb isegi mett ja piima või sellist hästi, püüad nagu kõike nagu rahulikult võtta ja tahaksid nagu hästi magama jääda, aga see uni ei taha alati tulla. Äh, isegi ei ütleks, et palju mõtteid siin peas oleks, et need ringleksid, aga kuidagi on see energia, et samas sa ei ole ka nagu väsinud, kui sa oled üles tõusnud. kas seda ei ole nagu siin sees, et nagu oleks kõik hästi ja need unenäod ka võib olla siin sarnased unenäod. Üks ja sama tegelane, üks ja sama koht, üks ja sama selline olukord võib korduda, see ei häiri sind. Need on niisugused rahulikud, aga sa ikkagi mõtled, et nojah, jälle ma olin seal ja jälle ma rääkisin selle inimesega või selline, aga pigem ma näen, et siin sa oled nagu ühes kohas ja sa näed mingisugust nagu pilti või istuksid toas alati ühe ja sama koha peal ja näeksid siis nagu seda ümbrust, et sa oleksid nagu vaatleja seal unenäos. Siis mis see unenägu tuleb ütlema, et sa praegu oledki tegelikult vaatleja, oma elu vaatleja. Mis siis siin elus on, et sa pead vaatlema, aga nagu ma juba nagu alguses, kui mäletad, et sa otsid rahustavaid tegevusi. ma ei imesta, kui sa oledki praegu pensionile jäämas või pensionil oled või oled sa lapsepuhkusel. see on selline natukene teistsugune elumuutus, aga sul ongi võimalik rahulikult tegutseda. võib-olla oled leidnud mingisuguse sellise rahuliku tegevuse kodus, millega sa saad nagu millega saad ka sissetulekut suurendada, aga hästi nagu iseenda tempos saad
tegutseda ja ka see unenägu tuleb nagu sind maha rahustama, et see on praegu õige aeg istuda ja vaadelda. nii et võta hästi rahulikult praegu seda eluperioodi, naudi seda rahu ja seda vaatlust. võid alati muidugi enda sisse ka vaadata. Ikka unenägude teemal, kui sa valisid alammaailm, see kohe siukene väga siukene unenägude värvid on siin või sellised müstilised värvid natukene. aga tõepoolest, sa võid näha kadunukesi oma unenägudes. Need kadunukesed on nagu eksinud sul unenäos. Ma ei tea, ütleks, et nagu tuiavad ringi seal või, et nad ei tea, kuhu nad peavad minema ja kus nad tulevad. ja sina oled natukene nagu keset und seisad ja nemad tuiavad ümber sinu või selline, nad ei puutu sinusse otse, aga sul on vahepeal tahtmine kellegi käest midagi küsida. aga ikkagi nad nagu üldse sinuga ühendust nagu ei võta, aga need unenäod on sulle väsitavad. ja väsitavad võib-olla praegu just selle koha pealt, et mis nüüd on, miks jälle see, ma ei tea, vanaema tuli või onu Juku või et miks ma seda näen, miks see siukene on, et ja sa ärkad üles, see on sihuke nagu tahaksid ennast raputada, et mis asja nüüd on siis jälle nad kõndisid seal ja olid siuksed uimased. mis see unenägu tuleb sulle rääkima. Sellist nagu süvenemist, vaatamist, mis on sinu elus praegu täiesti uut, mida sa vaatad täiesti uute silmadega. nagu esimest korda näeksid, esimest korda kuuleksid, esimest korda maitseksid ja katsuksid. selline nagu uuele teele minek, aga selline just need mõtlikud silmad, mis praegu vaatavad nagu sa ise nagu esimest korda mingis situatsioonis oled täiesti esimest korda. aga see situatsioon on sinu jaoks nagu kõrgendatud olek, isegi kui sa võib-olla seda aru ei saa, aga siin on noh, ma näen kas kuninga või kuninganna krooni sul peas, et see situatsioon on nagu ülev, selline ma ei tea, isegi nagu mõistusevastane aga võib-olla sa tõesti tegeledki ka selgelt nägemisega, et sul praegu on hakanud mingisugused võimed tekkima, et sa tunnetadki midagi rohkem kui enne. kui see on see, siis see unenägu tulebki nagu mineviku baasil sulle ütlema, et kõik on võimalik. Et me saame suhelda minevikuga, olevikuga ja tulevikuga. nii et praegu on need silmad on hästi tumedad, mis mulle nagu otsa vaatavad. nii et võib-olla tõesti see areng praegu alles toimub sinus. nii et ka võta rahulikult, arenda ennast. unenäod. kui sa valisid kaardi äike, mis siis on sinu unenäos, mida need tulevad sulle ütlema, need unenäod. ma ei tea, kas sulle meeldib ujuda ja päikest võtta. siin tuleb välja sellist veeenergiat, aga ka sellist tuleenergiat, kaks energiat on nagu koos. ja võibki olla see, et on hästi pikk periood, kui sa unes ei näe mitte midagi ja siis on mingi periood, kus sa hästi intensiivsed on need unenäod. sa nagu, ma ei tea, ehitaksid midagi, sõidaksid kuskile, paadiga liiguksid, sellist nagu tegutsemist. aga sa kogu aeg mingisuguse asjaga liigud. et mitte, et sa jala käid, vaid no jalgratast ma siin ei näe, aga just sellised kiired liikumisvahendid kuidagi on see, nagu laev tuleb siin kõige rohkem välja, sellised
energilised liikumised. aga mis need unenäod siis, mis ta tuleb sulle ütlema? mm, jah, kui sa tunned, et sa oled oravrattas, siis see on ju sinu valik olnud, on nii? Siis on see, et pidurit pead ise tõmbama. Selle kiiruse enda elus, mida sa teed, sina ise valid oma kiiruse, mitte keegi teine. Kõik teised võivad meile mida iganes ütelda, aga meie, kas me juhime paremale, vasakule, tõmbame pidurit või paneme gaasi, on meie teha. Ja siin need unenäod, kui nad ongi hästi intensiivsed, siis vaata oma tegutsemine üle. Siin natukene nagu ka võib-olla keegi teine on ka sulle ütelnud, et mis kasu sellest on. Ja ise vahepeal mõtled, ei noh, aga ma ikka teen, et võib-olla kunagi on kasu või sellist natuke nagu sihukest tühja tegemist on, liiga palju kiirustamist ja isegi unenägu tuleb sulle ütlema, et ära kiirusta. Kõik on vajalik, mida sa teed, aga nagu see jääraenergia, et jäär nagu enne ei mõtle, hakkab kohe nagu jooksma kuskile, aga siin on see, et nagu peaksid pidurit tõmbama ja natukene mõtlema, kas see käik on, jah, kasu tuleb ka, et kas see on kasulik, see ka tuleb välja, et kui ma mingisuguse asjaga liigun, et ma ei teeks nagu tühja liigutusi. Siin ka ütleb, et tühja liigutusi ei ole vaja teha. Jah, kui sulle meeldibki näiteks autoga ringi sõita, siis ei saa ju pahaks panna, et see on selline võib-olla iseenda laadimise viis. Aga siis sa võid ka teistele näiteks seda nagu selgeks teha, et mõni läheb jalutama, mõni jookseb, aga see sõitmine on see, mis on sinu jaoks vajalik, et sa oma mõtteid koguksid ja siin ongi võib-olla see, et sa pead oma nendest käikudest teistele rohkem teada andma, et nad nagu nurisevad ja siis see nurin tuleks nagu sinna unenägudesse ka segama sinu liikumist. Nii et vaata üle oma see kiirustamine, et kas gaasi pedaal ja piduripedaal, kas nad on, kuidas nad käituvad, et on nad kõik korras, vaata see üle.